samavõrd tähtis oli see niisugune moment, kus meil mängis kaasa ka vahepeal üks väike Helme kutsekooli poisterühm või lasterühm. Ühesõnaga, need olid siis, võtsimegi lausa esimese kursuse lapsed, õpilased, ühesõnaga põhikooli haridusega poisid, tüdrukud, kelle käest siis tahtsime ka eksperthinnangut saada selle esimese kontsentri kohtadele, mis siis põhikoolis füüsikast saadakse. Ja seal pani siis ettekandja poiss, pani ikka kogu sellele füüsikute seltskonnale ikka korraliku paugu. Ta tõi välja niisuguse, ütles ühe niisuguse väga tähendusrikka lause, et üldiselt ütleme seda, et füüsika ei ole loogiline, see koolifüüsika, mille peale naerma ei pahvatatud, aga kõik muigasid selle kohta, et maapoiss ta ei tea, mis sõna loogiline on. Nii kõige parem lahend. Jah, selle koha pealt niisugune ikka on nagu sisemiselt välja naerda, et mis see naga teeb, ikka teab, et ongi see mingi, et mis sa sealt ikka ootad, eks ole. Ja siis Enn Kasak, ühesõnaga, kes meil seal ka kaasa lõi, see äkki lööb rusikaga otsa, et ütleb, et poisil on jumala õigus. Et ühesõnaga, kus on see loogika selle esimese kontsentri lapsele või inimesele, kes ei ole enne seda füüsikat läbi teinud, kellel ei ole taga seda ülikooli haridust, et see loogika paistab ainult pärast seda kuidagimoodi välja, aga selle esmasele lähenejale ei ole seda loogikat nagu kuskilt võtta. Ja sellest tehti ka selle koha pealt siis sel momendil niisugune kapitaalne järeldus, et tulekski nagu läheneda kogu sellele esimese kontsentri füüsikale selle sama õpilase, selle sama õppija loogikaga omamoodi või tema eelneva elukogemusega või õieti selle, et siduda selle õpilase isikuga ja kui inimesega, kui looduse tunnetajaga. Ja sealt hakkas siis välja kujunema siis niisugune seisukoht, et sel juhul, kui hakata vaatama, milliste meeleelundite